Meie Ärakarda podcasti 5. episoodis on külas üks tohutult aktiivne ja innustav neiu Liisi Suitsberg. Liisi on 19-aastane neiu, kes on pärit sellisest Eesti kuurortlinnast nagu Haapsalu. Erinevalt teistest noortest, kes meil podcastis käivad, ei ole Liisi sportlane. Ta on tudeng ning kirjanik. Samuti on osalenud ta väga palju erinevates ennast arendavates projektides, kuid kõigest järgi mööda. Tere, Liisi! Tere! Võib öelda, et me oleme podcasti alguseks loonud traditsiooni. Nimelt me mängime seda mängu, mis siin laua peal on, milleks on Ütle nüüd. Reeglid on lihtsad. Meie ees on 2 kaardipakki, ühes on tähed ja teises on kategooriad. Meil tuleb nüüd kiiruse peale, korda mööda siis keerame, hakata siis välja ütlema sõnu, mis algavad siis selle tähega. Oled sa valmis selliseks mõtlemadinaks? Jaa, ikka. Teeme ära. Nii, ma siis keeran nüüd ükshaaval ja ütlen tähe ja ütlen teema. Täht on siis V. Autoosa. Velg. Kohe näha. Ma neid ei tea nii hästi. Kohe näha, et autode vahel üles kasvanud. T. Vene naise nimi. Tatjana. Jah, tuli ka. Rõõtsud mingi multikatest pärit. Jah, ei teagi. 3 on siis K. Asi käekotis. Kamm. Kilekott. No jaa. U. Meigitoode. Kas U-tähega on ühtegi meigitoode? Kindlasti midagi on, aga see on mingi nii spetsiifiline asi, et ülahuule. Ma tahtsin öelda ulahüüle. Oota, võtame U-tähe. Võtame uue. T. mul tuleb tähe ainult taimed. Jah, sama. Okei, võtame siis, teeme viimase Võtame siis katsena. veel, jah. E. Ema ripsmeduš. Näiteks, väga hea hästi. Lähme nüüd aga saate juurde. Kuidas sa tutvustaksid end kuulajale, kellel pole õrna aimugi, kes on Liisi Suitsberg? Mu iga kord see kui on need mängud, et ütle oma nimi ja üks lõbus fakt enda kohta, siis mul on alati see, et tere, ma olen Liisi, ma olen kirjutanud raamatu ja ma olen jäänud enamustes seltskondades kõigile väga hästi meelde niimoodi. Aga kui jätta see välja, et ma olen raamatu kirjutanud, siis on kindlasti see, et ma üritan leida igast asjast natukenegi midagi positiivset, natuke midagi rõõmsamat, et siis hoida seda tuju üleval. Nii et ma arvan, et ma kirjeldaks ennast kui selline alati rõõmus, vahel isegi lollakalt rõõmus inimene. Väga hästi. Lähme su lapsepõlve. Milline olid sa lapsepõlves? Kas pigem selline pisike neiu, kes seal mängis kõigiga või pigem see, kes hoidis oma ette? Kindlasti, kes mängis kõigiga. Mul emal ja isal oli hästi keeruline mind alati lasteaiast kätte saada, sest et ma tahtsin kauemaks jääda. Mul olid kõik kasvatajad, mu parimad sõbrad ja mul vanaema iga kord, kui ma käin tema juures, ütleb mulle, et kui ma olin väike, siis ei tohtinud mult küsida, kuidas mul läks, sest et ma sõna otseses mõttes karjusin talle vastu, et ära küsi, kuidas mul läheb alati hästi. Ehk siis ma olin alati see tiimijuht ja niimoodi. Samamoodi mul isa meenutas, et kui me elasime korteris veel, siis ta vaatas ükskord aknast välja ja siis olin mina liivakasti ääre peal, rivistasin kõik endast vanemaid järjest niimoodi üles ja siis jagasin seal käske. Et siis kogu aeg see on hästi suhtleja ja selline lõbus inimene, ma arvan. Aga mis on see üks asi, mis sa oma lasteaiakaaslastest lasteaiast kõige paremini mäletad? Kõige eredam mälestus, mis mul sealt on see, et kui mu suur vend kinkis mulle tiigri ja ta oli selline tiiger, kellel sai nina nöpsutada niimoodi, et ta tegi väikest häält ja siis ma alati võtsin ta kaissu, kui ma läksin magama. Ja siis ükskord ma hakkasin teda samamoodi seda nina
seda häält tegema, aga siis ma panin kuidagi käe sellest tiigri peale ja siis ta läks sealt ülevalt nagu õmbluseks lahti. Ja see oli mingi, ma arvan, et ma olin mingi 4-5-aastane ja see oli lihtsalt maailma lõpp siis. Ja mu kõige kallimad kasvatajad, kes seal olid, Eve ja Riina, siis nemad tulid minu juurde, alguses ei mitte midagi aru, läbi nutu ei saanud aru ka, mis ma ütlesin, ja siis nad võtsid selle tiigri, võtsid minu, me õmblesime koos selle kinni, nad õpetasid mulle ka, kuidas õmmelda, heegeldada ja kõike seda, ja siis ma sain rahulikult magama minna. Et see on kõige eredam mälestus sealt, kui lihtsalt armsad need kasvatajad olid. Jah, ja kaisukad on selles eas kõige tähtsamad. Jaa. Kui nüüd edasi liikuda kooliikka, siis teame, et oled välja andnud oma noorteromaani, aga kuidas see juhtus? Olid ainult 16? Vot see oli päris huvitav asi minu endagi jaoks. Mul ei ole väga palju sellist enne kirjutamiskogemust olnud, et ma väiksena kirjutasin ühe nii-öelda mingi 2-leheküljelise asja ühele konkursile, aga siis mu isa jaoks oli see nii naljakas ja siis mul ei pakkunud see enam rõõmu, sest et ma arvasin, et ma kirjutasin midagi tobedat ja siis ma jätsin kirjutamise nii-öelda tahaplaanile, et see juhtus siis algklassides. Aga siis gümnaasiumis oli gümnaasiumis ikka, ma nägin ühte unenägu ja ma olin just lugenud kuskilt, et kõik unenäod, mida sa näed, võiks üles kirjutada, sest et siis sa tead ja nagu hakkad neid paremini nägema ka. Ja siis, kui ma seda und nägin, siis ma kirjutasin ta kohe hommikul üles, aga siis ta jäi kuidagi mul ketrama. Siis ma mõtlesin, et okei, aga kui ma oleks edasi maganud, mis oleks siis saanud? Ja siis järsku oli mul juba mingi päev-2 hiljem 10 lehekülge ja siis sealt läks ta ainult edasi ja siis lõpuks oli nagu 82 000 sõna. Et see oli selline õnnelik õnnetus. Rääkides veel raamatu kirjutamisest, siis mis on see õppetund, mis sa selle kirjutamise protsessist õppisid? Kindlasti see, et nii palju kui ka ükskõik mis kirjanik tahab, siis ei tohi ennast liiga palju sinna sisse kirjutada väga ilmselgelt, sest et see võib tulla sulle väga valusalt nii-öelda släpina tagasi, et kui inimesed hakkavad arvama, et sina oledki see tegelane, kellega kõik see asi juhtub seal, siis see on väga valus, kui su vanematele hakatakse rääkima, milline nende tütar on, kui kõik eeldavad, et sina käitud täpselt samamoodi, kui kõik eeldavad, et sina tahad samu asju teha või samu asju saavutada, nagu see peategelane raamatus tegi. Et kindlasti ma tean seda faktina, et kõik kirjanikud panevad ennast kuidagigi raamatutesse sisse, kas või alateadlikult, sest et see ei ole võimalik töötada tegelast välja, ilma et seda tegelast oleks natuke sinu sees. Aga oligi, et liiga isiklike asjade nii-öelda kirjutamine raamatusse võib nagu väga valusalt kätte maksta. Mis raamatu kirjutamise juures kõige raskem oli selline väljakutse? Ma arvan, et vahepeal motivatsiooni leidmine, et edasi kirjutada ja et näha nii-öelda seda valgust seal tunneli lõpus, et see võib päriselt kuskil jõuda. Et ma olen praegu oma teise teose kirjutamisel ja mul saab varsti 3 aastat, kui ma olen kirjutanud seda, et eelmine võttis ainult 5 aastat, et siis ongi nii-öelda see, et kui sa tahad, et see asi tuleks päriselt välja, siis sa pead leidma seda motivatsiooni, et jätkata ja mitte seda visata nurka. Et selle esimesega oli ka täpselt niimoodi, et vahepeal jooksis täiesti kokku. Ma teadsin, kuhu ma tahan jõuda, aga ma ei saanud kuidagi seda nagu storyline'i sinna poole, et ma saaksin sinna jõuda. Et siis oligi see motivatsiooni puudumine vahepeal, aga sellest aitasid mul 2 mu sõbrannad, kes olid terve mu kirjutamise aeg minuga kaasas ja ka aitasid seda storyline edasi nii-öelda lükata ja nagu ka andsid väga suure panuse minu motivatsiooni, et seda jätkata. Millal uut teost lugeda saab? See on hea küsimus, see on väga hea küsimus. No mul on praegu vist, kui ma ei eksi, 83 lehte kirjutatud, aga arvestades seda, et seda on 3 aastat kirjutatud, siis läheb ikka päris kaua. Et ma arvan, et äkki 2 aasta pärast saab ta valmis, aga eks ma ei tea veel. Ja kust me seda leida võiks siis?
jälle üks hea küsimus, et ma nüüd tahaksin selle teise teose välja anda nii-öelda mingi kirjastusega koostöös, et saada nii-öelda jõuda rohkemate lugejateni. Et eelmise raamatu ma andsin Hooandja kaudu nii-öelda välja, ehk siis täiesti ise, ja seal tuli ainult 50 eksemplari ja mult on küsitud nii palju, et kas kuskilt saab veel, aga ongi lihtsalt see, et seda ei ole rohkem. Ehk siis, kui saab mingi kirjastusega koos, siis ideaalis tahaks jõuda raamatupoodidesse. Väga hea, nii et kõik kirjastused, kes kuulavad, siis lähevad kirjad postkasti ja siis me saame kõik lugeda. Just. Aga mis raamatu kirjutamise juures kõige lihtsam oli? Ma arvan, et tegelaste leidmine, nende kujutamine. Et nagu ma enne ütlesin, et ei tohi liiga palju isiklikke asju sinna panna, siis see-eest inimeste kirjutamine raamatutesse on üks kõige lõbusamaid asju ja samamoodi üks kõige lihtsamaid asju, sest et ma konstantselt iga päev, kui ma käin kuskil ringi ja niimoodi, siis ma alateadlikult juba otsin neid inimesi, kellest võiks kirjutada ja kes võiksid olla sellised huvitavad inimesed ja just kõige nii-öelda lähedasemad sõbrad ja sõbrannad ja niimoodi, siis nendele on see nii suur rõõm, kui ma küsin neilt luba, et kuule, kas ma võin su tegelaseks kirjutada ja nad on nii abivalmid kohe ja kõike seda, et see teeb selle nii lihtsaks tegelikult, et tehagi üks megaäge karakter ja nii-öelda see inimene saab nii-öelda tunnustust ka, et ta on oluline mu elus ja ma tahan nii-öelda teda tunnustada. Kuna sa mainisid, et esimest raamatut tuli välja ainult 50 eksemplari, siis tee väike kokkuvõte sellest raamatust, kes ei ole su raamatust mitte midagi kuulnud. Ma just eile lihitsin seda raamatut. See põhiliselt räägibki noorest tüdrukust nimega Maia, kes siis läheb maailma peale reisima, sest et ta süda on murtud, ta ei tea, mida oma eluga teha ja üks inimene tema nii-öelda nooruseast tuleb ja ütleb, et kuule, äkki lähme teeme. Ja siis ta seal kohtub väga paljude erinevate inimestega, ta näeb nii palju inimsuhteid, ta õpib seda eelmist kaaslast nii palju tundma ja lõpuks siis arenevad sündmused väga-väga paljudesse riikidesse ja eriti uhke ma olen selle lõpu üle, mida ma ei saa öelda, sest et see on väga suur plott vist seal. Aga jah, reisimisest ja armastusest nagu noorteromaanid ikka. Kas uus raamat tuleb kategooriliselt sama või ta läheb hoopis mujale suunda? Päris sarnane tuleb, kuna mul on südamelähedane väga-väga reisimine, see on üks mu suurimaid armastusi, siis samamoodi uue raamatul nii-öelda kõik need sündmused arenevad ka tänu reisimisele ja muidugi on inimsuhteid, muidugi on armastust, et sellest ümber ei saa. Aga ma üritangi rohkem nüüd nii-öelda keskenduda ka teistele vaatepunktidele ja nii-öelda saada võimalikult palju erinevaid lugusid. Väga äge. Ma ei kujutaks küll ennast ette praegu raamatut kirjutamas. Ma ka mitte. Koolikirjandid on nagu nii ära hirmutanud. Mul oli sama, aga mul nii eesti keele kirjanduse õpetajad kogu aeg innustasid mind kirjutama ja olid nagu mingi, väga hea, sul on arutlus väga hea ja niimoodi. Ja siis nagu tänu sellele ma arvan, et ma hakkasingi kirjutama. Aga kui ma ise ka mõtlen mingi, et et ma kirjutasin raamatu, siis see on korra nagu mis asja. Ei ole nii. Lisaks sellele, et sa gümnaasiumis suutsid väga palju korda saata, raamatu välja anda ja kõike muud, siis jõudsid sa osa võtta ka minuga samal aastal Changemakers Academy'st. Kes kuulajatest ei tea, mis on Changemakers, siis tegu on 2 kuud kestva sotsiaalse ettevõtluse programmiga, mida korraldab Eesti sotsiaalsete ettevõtete võrgustik. Ja see oligi siis selles mõttes suunatud 14–19 aastastele noortele. Enam seda programmi kahjuks ei tehta, millest on kahju, aga selle nii-öelda mälestamiseks ma tahakski küsida, mis oli siis, kuna see on tiimiga, siis mis oli teie tiimi ülesanne ja mida sa selle projekti käigus õppisid? Meie tiimi ülesanne oli siis nii-öelda promoda või turundada kriidikut, kes oli selline nagu piparkogi mehikese kujuga kriiditahvel, kuhu sai siis peale joonistada ja see oli suunatud algklassidele, kes õpivad tähti ja niimoodi ja siis sellega koos ka üks nii-öelda raamat välja anda, et nii-öelda saakski see algklassideni. Ja meil oli väga äge tiim,
aga oligi see, et kuna ta oli nii suur ülesanne, milleks me polnud valmis ja 2 kuuga, mida ei ole võimalik turundada, mis ma nüüd olen õppinud, et siis ma tean, et seal oli väga palju kitsaskohti, aga see oli väga hea kogemus. Ja ma ei tea, kas ma vastasin küsimusele ka praegu. Eks selles mõttes jah, ikka. Sul oli tiimis kõik Haapsalu inimesed. Jah, üks oli Noa-Rootsist, aga muidu oli vist kõik Haapsalust, jah. Kas sa siiani selles mõttes, Haapsalu enda tiim välja jätta, teiste juhendajate, tiimiliikmete, asjadega, inimestega suhtled veel? See on selline nii-öelda suhtlus on ikka, mitte kõigiga, aga nagu nad on head tuttavad, kindlasti mõned isegi väga head sõbrad, aga ei suhtle nii-öelda igapäevaselt. Aga samas ma tean, et oma mentori poole ma saaksin pöörduda igal hetkel, sest et ta oli tõesti hästi soe inimene, hästi mõnus inimene, et nagu ükskõik mis probleem on, ma arvan, et ma saan tema poole alati pöörduda. Ja kui seda programmi kunagi uuesti tegema hakatakse, kas sa ikka soovitaksid inimestel minna? Ma arvan küll, sest et ma olin alguses ja ka lõpus ise väga skeptiline selle suhtes, aga nüüd, kui ma tagasi vaatan, eriti veel oma eriala valiku pärast, siis ta oli väga hea programm, et kui ma oleksin sellest võib-olla rohkem teadnud ja mitte nii-öelda pea ees lihtsalt sisse hüpanud, nagu mul kombeks oli tol ajal, siis ma arvan, et ma oleksin sealt hoopis rohkem saanud kasu. Lisaks oled sa käinud ka Erasmus Plussi ning Nord Plussi projektides. Kui 17-aastane noor mõtleb praegu, et kas see oleks hea mõte, siis mida talle soovitaksid? 100% minge, tehke möllake, see on nii äge. Me käisime Erasmusel Rootsis ja kõik see nii-öelda, kui palju erinevaid inimesi, erinevaid kultuure sa näed ja samamoodi see reisimisvõimalus nii-öelda on nii äge ja kõik need inimesed, kes sinuga esiteks sinu enda koolist või enda riigist kaasa tulevad, sa saad nendega nii palju lähedasemaks ja te saate nii palju erinevaid kogemusi, mis on hullult vinge. Et mina käisin Erasmus Plussil projektil 2 Rasmusega, kes olid minu koolist, et meil oli hästi lahe. Ja Rootsi peal igast need käisime öösiti mingi seal seiklemas linna peal ja see kõik oli nii äge, kuigi see projekti pool oli vahepeal natukene selline kõikuv, aga see-eest ma arvan, et noored õpivadki selle pealt hoopis rohkem. Et ma siiamaani suhtlen mõndadega, kes on õpilasvahetusprojektist, üks tüdruk Taanist, kes oli siis Nord Plussis ja Soomest ka mõndadega. Et tegelikult see annab sulle tutvusi tervesse maailma, mis on väga äge minu arust. Kas on midagi, mida sa kahetsed ka selle juures või see pigem oligi siuke mõnus positiivne kogemus? See oli, ma ütleksin, see oli täiesti positiivne kogemus. Et oligi, see oli väga hea vaheldus vahepeal koolitundidest ära ja nii-öelda saigi hoopis teisi kogemusi ja teisi inimesi tundma. Et kahetseda minu arust seal ei ole mitte midagi. Et mul oli kahju, et koroona tuli peale ja ma ei saanud seda rohkem teha, et tegelikult me pidime minema Taani ka ise nii-öelda neile külla ja meil on juba nagu plaanid paigas, et need, kes meil käisid Nord Plussis Eestis, et me tahame kuskil Euroopa linnas mingi hetk kokku saada. Kaua sa pidid olema ja kaua sa lõppkokkuvõttes siis olid? Seal programmis või? Rootsi läks meil ilusti, sest et see oli täpselt veebruarikuu enne siis, kui koroona tuli 2020. Et siis me olime seal, olime minu arust 7 või 10 päeva midagi sellist ja sama aasta novembris pidime minema Taani, aga siis see jäi ära koroona tõttu. Aga Nord Plus oli 2020 märtsi algul ja see oli täpselt enne COVID-i tulekut, ehk siis meie saime nagu oma need 2 projekti ilusti teha ära, et need ei jäänud nagu stoppama, aga muud projektid läksid nagu meil natukene aia taha, sest et me lõpetasime gümnaasiumi juba ära. Aga oligi see naljakas, et kui me käisime Rootsis, siis viimasel päeval olime Stockholmis ja üks mul klassiõde jäi seal haigeks ja pidi terve aeg bussis olema, et palavikuga ja niimoodi. Ja kuna siis oli koroona alles suht uus, siis me tegime seal nalja, et nüüd on koroona, nüüd me saame uhkesse hotelli. Ja siis oli veel mingi hull torm ka sellel õhtul ja siis mõtlesimegi, et äkki ongi koroona, äkki me ei peagi tulema tagasi Eestisse. Ja siis, kui mingi 6 aja pärast tuli full lockdown, siis oligi lihtsalt nagu oi. Aga äkki sul oli koroona? Aga sa oled lisaks ka tudeng
Kus ja mida sa õpid? Ma õpin Tallinna Ülikoolis BFM-is reklaami ja suhtekorraldust, olen siis suhtekorraldus poole peal ja jah, seal õpin. Ja kas see suhtekorraldus oli sul pigem sihuke üks ja ainus, et sinna ma lähen või oli sul mingeid muid ideid peale selle veel? Mu ülikooli minek oli väga kaootiline, sest et ma teadsin, et ma tahan kohe minna edasi õppima, sest et mulle meeldib koolis, mulle meeldivad, mis inimesed seal on ja niimoodi, aga ma absoluutselt ei teadnud, mida ma õppida tahaksin. Ja see oligi niimoodi, et see oli mul valikus samal aastal, kui ma pidin minema talvel, aga siis ma kuulsin selle kohta, et ma ei teagi nüüd, et kas see on ikka õige valik ja niimoodi ja siis jäi mul tahaplaanile. Aga siis üks mu hea sõber ütles mulle, et tema läheb nendele katsetele ja siis ma mõtlesin, et okei, miks mitte. Ja ma kandideerisin veel ühele erialale, ma sain mõlemasse sisse ja selle teise eriala vestlusel ma ütlesin, nad küsisid, et kui sa saad mõlemasse sisse, kumba sa tuled, siis ma ütlesin, et ma lähen sinna erialale. Ma ei läinud sinna erialale, sest et ma sain suhtekorralduse vestlusel aru, et tegelikult see on minu jaoks see õige, kuigi ma ei teadnud täpselt, mis ma õppima hakkan, sest et see on nii uus ikka veel Eestis. Aga oligi see, et kui ma sinna läksin, siis ma arvan, et minu vestlus oli mingi 5 minutit ja siis ma kuulsin pool aastat hiljem, et kõikide mu kursakate vestlus oli vähemalt 15 minutit olnud. Et siis mul oli korra nagu väga selline, mis ma tegin. Aga jah, õige valik oli ja jälle õnnelik õnnetus, mul kipub neid päris palju juhtuma. Aga miks sa BFM-i kasuks otsustasid? See oli mul suur unistus, ma ei tea isegi miks, aga lihtsalt see, et see nimi BFM oli minu jaoks juba nii nagu selline mingi ülistus või selline asi, et nii äge on seal õppida ja kõike seda, et ma tahtsin sinna kogu aeg minna, aga ma isegi ei teadnud, mis erialale, aga lihtsalt BFM ja siis, kui ma saingi sinna, siis see oli nii tore lihtsalt. Ja kas sa oled nüüd oma erialaga rahul või pigem kahetsed? Ma olen ikka rahul. Et meil läks nüüd see eriala, meie oleme viimane aasta, kes saavad tasuta õppida, see läks nüüd tasuliseks, ehk siis sellest on kahju, aga see annab veel meie kursusele eriliselt motivatsiooni juurde, et see ära lõpetada. Et kuna ta on nii lai ala, siis sellega tööd leida on arvatavasti suht lihtne ja ka saab teha seda, mida sa päriselt armastad, et sul ei ole ühte kindlat, et kui sa lähed automehaanikuks, siis sa oled automehaanik. Et nagu see on hästi lai. Et arenguvõimalusi on ja kindlasti igav ei hakka. Kui küsida tohib, siis mis see teine eriala oli, millele sa ütlesid, jah, sinna ma lähen, aga ei läinud? See oli eripedagoogika. Et mul on perekonnas hästi palju õpetajaid, pedagooge ja ma mõtlesin, et ma saan lastega väga-väga hästi läbi, ma olen lapsehoidja olnud väga-väga pikalt ja oligi see, et mul lõplik otsus, kui ma sain teada, et ma sain mõlemasse sisse, tuli Haapsalu Selveris, seal puldikassa juures, kui ma mitte ühe oma, vaid enda 12-ndikuga, kes siis mind ristis, saime seal täiesti lambist kokku ja siis ta ütles mulle, et ei, mine sina suhtekorraldusest, et tema ei saanud suhtekorraldusse vist sisse või ta ei kandideerinud isegi. Ja siis ta tahtis kindlasti, et mina läheks. Nii et jah, mul tuli lõplik otsus Selveris. Oskad sa mõne praktilise teadmise välja tuua, mida sa loengutest saanud oled? Loengutest ma ei teagi, aga kindlasti tean, aga mulle jäi kõige paremini meelde seal samal vestlusel. Mult küsiti üks küsimus, mis oli erialane ja see oli see, et mis on kõige olulisem suhtlemise juures. Kas teie oskaksite vastata? See on üks sõna. Et mõlemad osapooled tunneksid ennast hästi. Et mõlemad. Korda küsimust. Mis on kõige olulisem suhtluse juures? Kohalolu. Jah, ma ütleks sama. Vastus oli kuulamine. Okay. Ja kommunikatsiooni ja suhtluse juures, siis see oli minu korra täitsa vait, siis nad ütlesid ka, et ei, selleks oledki siin, et sa hakkad seda kõike õppima. Aga ma pakkusin sama asja ja siis see mulle kõige eredamalt meelde jäänud kõikidest nendest asjadest. Jah, väga äge. Oled ka BFM-i üliõpilasnõukogus. Kas sa oled lihtsalt liige või sul on mingi ametinimetus ka? Ma olen juhatuse aseesimees ja see oli jällegi niimoodi, et
et sügisel, kui ma läksin BFM-i, siis mu üks kursavend Ott taris mu sinna Meediumi koosolekule kaasa, et Meedium on siis selle üliõpilasesinduse nimi ja peale mingi 1-2 koosolekut, meil on siis 6-1 koosolek, ütles ta mulle, et tema tahab saada selle nõukogu esimeheks ja ta tahab seda see aasta juba. Mina olin teinud sellel sügisel öelnud sellel sügisel sellise lause, et mina ei taha üliõpilastööd teha, mina tahan lihtsalt õppida. Ja siis, kui Ott ütles seda, et tema tahab minna esimeheks, siis ma olin nagu, no ma ei saa kehvem olla, ma tahan siis aseesimeheks tulla. Ja siis oligi detsembris ütles eelmine juht meile, et me oleme tema 2 lemmikut, sest et me tegime pannkogi hommiku. BFM-i pannkogi hommikud on kõige ägedamad asjad üldse, nii et tulge kindlasti. Ja siis kevadel, kui seesama juht kirjutas meile Otiga, et kas tahate nüüd tulla, teeme värki, siis Ott ütles kohe, et jaa, davai. Ma mõtlesin, et tead, sügisel sai öeldud midagi. Aga siis lõpuks ütlesin ikka jah, et jällegi ma gümnaasiumis ütlesin endale, et ürita võimalikult paljudele asjadele öelda jah. Sellega ma tulin ka Changemaker sisse, sellega ma läksin mitte esindusse, vaid üliõpilasvahetusse ja ka siis Meediumisse ja nüüd ka Meediumi juhatusse. Jah, üks lihtne jah päevas võib siin ükskõik kuhu viia. Jaa. Sa küll gümnaasiumis ei olnud esinduses, aga oled ju ikka semmoist aktiivne olnud ja tead täpselt, kuidas seda tööd tehakse. Mis sa arvad, mis sinu jaoks on see suurim erinevus ülikooli ja gümnaasiumi üliõpilasesindustes? Gümnaasiumis hoitakse minu teada rohkem kõigel silma peal. Ülikoolis on rohkem see, et teil ongi see üliõpilasnõukogu on täiesti õpilaste oma, sinna satub harva mõni õppejõud või mõni koolitöötaja, et seal ongi see on täielikult üliõpilaste oma ja seal me teeme kõike ise, ehk siis noored teevad ise. Gümnaasiumis on ikka see, et on kas huvijuht või keegi, kes seal neid nööre tõmbab, aga nagu ülikoolis ongi see, et noored teevad, noored tahavad ja noored kõike korraldavadki. Väga äge. Mis on sul nüüd viimane üritus, mida korraldasid? Viimane, mis me tegime Meediumiga, oli minu arust kevadine pannkogi hommik, et meil on 2 korda aastas pannkogi hommik, mis on siis eksamisessiooni ajal, et anda üliõpilastele selline mõnus hommikune lüke, et alustada oma eksameid ja see oli maikuus minu teada. Ja meil oli väga-väga tore, see oli esimene päris soe päev, niimoodi, et terve see BFM-i selle uue maja esine oli rahvast täis, meil muusika mängis, pannkogid küpsesid, väga hea lõhn oli õhus, kõigil oli väga tore. Jah, miks sa liitusid üldse üliõpilasnõukoguga? Nagu ma ütlesin, siis see oli minu kursavend Oti süü, et ta lihtsalt tema läks, tõmbas minu kaasa ja siis, kuna sealt tulid sellised väga ahvatlevad pakkumised, et mida sa saad üliõpilasnõukogus teha ja mis on minu kõige suurim soov, on see, et ma saaksin võimalikult paljude inimestega tuttavaks, et nad teaksid mind, et mul oleks võimalikult palju tutvusi ja oleks nii palju erinevaid inimesi ümber, kui saab, siis nad ütlesid meile, et üliõpilasnõukogus saab seda ja saab ka kõike muud. Et üks kõige suurimaid punkte oli seal, et saab pidu, et see oli ka kindlasti üks suur motivaator, aga eks ülikoolis ongi see, et sa tutvud selliste ägedate inimestega enamasti kõikidel sellistel suurematel üritustel ja kus on hästi palju inimesi koos. Et jah, Oti süü ja siis inimeste süü. Aga mis on see üks üritus, mida sa kindlasti nüüd oma tudengikarjääri ajal korraldada tahaksid? Kindlasti ma tahan pannkogi hommikuid teha, sest et need on tõesti väga mõnusad üritused ja pannkogid on alati väga-väga head. Ja teine asi, mida ma tahaks teha, on mingi palli või gala või midagi sellist korraldada ja olla seal kas õhtujuht või midagi sellist, sest et ma nii naudin tegelikult inimeste ees esinemist ja rääkimist ja eriti veel, kui mind päriselt kuulatakse ka. Aga räägime tulevikust natukene. Kellena sa tulevikus ennast näed? Viimasel ajal on mul selline
naljaga tulevik ja siis on mul nagu üks selline, mis on mu lõppeesmärk, mis on ka natukene niimoodi selline naljakas, et ma hoian oma kaardid suht avatult, aga ma kirjutasin just 1 tunni jaoks essee, kus oli vaja rääkida ühe firma siseelust. Ma valisin selleks Lego Grupi ja ma uurisin sellest nii palju tundide viisi ja ma olin lihtsalt nii imestunud kõigest sellest, kui äge seal on ja niimoodi. Nii et peale seda ma tahaks ideaalis jõuda kunagi Lego Grupi sinna sisekommunikatsiooni töö peale, mis oleks minu arust väga äge. Aga jah, ma arvan, et midagi kas sellise loovusega seotud, ikkagi enda erialal, ehk siis kommunikatsioon ja loovus, või siis teater või film või midagi sellist. Ja siis see teine asi, mis mul on lõpp eesmärk, on see, et mul oleks suur maja, millel oleks suur aed, kus mu 2 kuldset retriiverit saaksid ringi joosta. Kuna su eriala on selline päris pika nimega, siis kuidas sa ütleksid, kes siis sinust nii-öelda paberite põhjal saama peaks? Ma vaatasin selle enne seda podcasti tulekut igaks juhuks igalt poolt internetist üle, sest et meilt küsitakse seda pea igas tunnis, kus me alguses läksime 1. aastal. Ja põhiliselt kõige lihtsam seletus sellele on see, et suhtekorraldaja on inimene, kes suhtleb nii ettevõttes endas kõigi töötajatega, kui siis ka kommunikeerib ettevõtte soove, tegusid ja saavutusi meediale. Ehk siis nagu ma arvan, et Ameerikas on väga tuntud sõna nii-öelda pressiesindaja, et Eestis nii-öelda päris pressiesindajat ei ole vaja, aga ikkagi nii-öelda see, kes edastab meediale kõike seda, mis ettevõttes toimub ja vastab vastavatele küsimustele. Väga hästi. Nüüd ühesõnaga, kui pressiesindaja töö meeldib, siis see on see eriala. Kas sul on mingisugune projekt ka tuleviku osas silme ees, mida sa kindlasti tahaksid ära teha? Meil on praegu sügisel tulemas projekt koos Euroopa teiste filmikoolidega, mis on siis nii-öelda meie enda traditsiooni BFM Talks, mis on TED Talksiga väga sarnane koostöös, mis on siis Film EU Talks. See on üle Euroopa mitme meie sõprusülikooliga või koostööülikooliga koostöös, mis siis nii-öelda ongi TED Talksi selle formaadiga, ainult et me nii-öelda tahamegi seda teha laivis ja kutsuda külla nii-öelda inimesi ka nii-öelda podcasti raames põhimõtteliselt, aga veidi teistmoodi ja nii-öelda siis laivis näidata seda ka teistes riikides. Et see saab toimuma niimoodi, et umbes igas kuus on üks see osa ja see toimub nii-öelda siis umbes 5-6 ülikooliga, et iga ülikool teeb 2 osa aastas ja nüüd sügisel saabki niimoodi, et meie BFM lükkame selle käima oktoobris, kui kõik läheb õigesti. Väga äge. Siis on pinget ka ikka õhus piisavalt. Jaa. Ei, see tundub tõesti äge ja ma kavatsen küll silma peal hoida sellel. Õige. Aga me rääkisime enne natukene õpilasvahetusest ja reisimisest ka. Kuidas sul reisimisega lood on? Oled sa palju reisinud? Me väiksena reisisime perega päris palju. Me käisime autoreisidel näiteks Tšehhis ja Norras. Et sealt on mul väga palju ägedaid perega mälestusi. Nüüd suuremana ongi nii-öelda jäänud see veidi unarusse, sest et gümnaasiumi ajal, kui ma oleksin pidanud minema vist 3-4 reisile, tuli täpselt COVID peale ja siis kõik need jäid ära. Aga nüüd just see aasta ma käisin Pariisis, mis oli imeline. Me käisime veebruaris seal, siis ei olnud nagu turistihooaeg ja siis sai kõike nii-öelda vaadata ja põhimõtteliselt mitte ühtegi järjekorda. Et see oli väga-väga äge, aga ma ei ole veel nii-öelda päris rahul sellega, kui palju ma reisinud olen. Ma tahaksin tunduvalt rohkem teha ja tunduvalt rohkem näha. Aga nii-öelda ongi tänapäeva maailmas on see natukene juba keerulisem, et kuna hinnad kõik tõusevad ja niimoodi. Mis su unistuste sihtkoht oleks, kui jätta kõik nagu muu kõrvale, siis kuhu sa nagu väga tahaksid minna? Ma olen selle päris palju selle peale mõelnud. Üks kindlasti hästi äge koht, kuhu minna, on Uus-Meremaa ja Austraalia. Uus-Meremaa kindlasti sellepärast, et sealne loodus ja et ta on nii teises maailmas ja Austraalia on lihtsalt ka nii
äge sihtkoht ja sinna ei ole see, et lihtsalt ühel päeval mõtled, et ostaks 10-eurised need piletid Rooma, et Austraaliasse ikka see on natukene pikem planeerimine ja täiesti teine maailm. Ja no kindlasti USA ka, et see on veel kohe täiesti teine maailm, et kõik need kohad tahaks ära käia ja üldse igal pool tahaks ära käia. Nii ta kipub olema jah, kui ühe korra kuhugi lähed, siis ma tahan sinna minna. Ja siis räägib keegi tuttav veel, et ma käisin seal ja seal oli nii tore ja siis sa juba salaja õhtul hakkad pileteid vaatama. Mina iga õhtu pileteid vaatamas. Aga rääkides natuke veel tulevikust, siis millised on sinu eesmärgid? Kuhu sa tahad jõuda või on sul näiteks plaanis midagi hulljulgelt teha, näiteks bensihüpe? Vot seda ma ei tea, ma väga ei usalda neid asju, ma ei tea miks, aga see, et sa hüppad kuskilt kõrgelt alla mingi köie otsas, mis peaks sind üleval hoidma, aga ma ei usalda seda eriti, ma ei tea. Kes teab, ma üritan kõigele jah öelda ja kui keegi ütleb mulle, et davai, lähme ja mul on need võimalused, siis ma lähen, aga nagu ma ütlesin enne, siis kindlasti on mul plaan kunagi omada enda maja suure aiaga ja oma 2 kuldse retriiveri jaoks. Aga üldiselt ma arvan, et see lõppeesmärk oleks see, et ma oleksin õnnelik oma eluga, ma oleksin rahul endaga ja et mul poleks nii palju kahetsusi, no kõigil on kahetsusi elus, aga nii-öelda mitte niimoodi, et ma oleksin liialt ettevõtlik kõigega ja siis jääksid mingid asjad tegemata. Et mul ei meeldi endal nagu elu täiesti ette planeerida, et vot siis ma teen seda, et ma lihtsalt pigem vaatan, et kuhu tutvused ja elu mind viib. Väga hea mõte. Aga kas sul on mingid hirme ja kui on, siis kuidas nendest üle olla või nendest lahti saada? Mu üks suurimaid hirme on see, et ma olen üksinda ja mind jäetakse üksi. Et ma nüüd umbes aasta tagasi hakkasin vaatama endale Tallinnasse kodu ja sügisel kolisingi täiesti üksinda oma korterisse. Ja siis see oli nii-öelda minu jaoks väga-väga suur selline reaalsuse check-up, et nüüd ongi nii-öelda suure inimese elu käes ja nüüd ma olen üksi ja mu korter oli veel Lasnamäel ka, et siis oligi, kõik see oli minu jaoks hästi hirmutav, et uus linn, ma olen üksinda, kuigi mul kutt elab ka Tallinnas ja ta käis mu juures päris tihti ja me olime päris palju koos, aga ikkagi, kuna ma nii kardan üksi jääda ja niimoodi, et miskipärast inimesed ei ole mu elus enam olemas, siis see oli minu jaoks üks suurimaid ja hirmsamaid hetki. Aga kõigest saab üle, kui nii-öelda piisavalt harjuda. Et ma endiselt kardan seda, et üksi olla, aga see kindlasti on hoopis palju paranenud. Nii on, jah. Ma võin omast kogemusest öelda, et ma kolisin ka sügisel Tartusse ja sellega võib-olla aitab see, kui õppida iseendaga aega veetma ja teha igast ägedaid asju, sest tegelikult ise saab endale väga ägedaid tegevusi ka veel. Ja just tulebki leida endale võimalikult palju tegevusi. Minul aitas väga see, kui ma leidsin endale töökoha, sest et see motiveeris mind niimoodi, et kui mind mitte kuskile mujale ei oodata, siis ma tean, et mind tööle oodatakse. Ja siis ma läksin sinna alati nii hea tujuga ja siis mul küsiti alati, mis sul juhtus, miks sa nii rõõmus oled? Ma olen vajalik. Ja täpselt, just see ongi. Aga me oleme podcasti lõppu tekitanud 3 küsimust, et ma küsiksingi sinu käest, mida sa teed täna, et maailma paremaks muuta? Ma üritan igale inimesele tänaval naeratada, isegi kui mul on endal väga halb tuju, sest et ma tean, et vahepeal see üks naeratus või see üks positiivne hetk päevas võib muuta nii palju. Ehk siis ma usun, et sellised pisikesed asjad, et kui sa kas või naeratad kellelegi või ütled kellelegi midagi hästi, siis see muudab juba maailma tunduvalt paremaks. Ja armas. See on täiega tõsi. Käisin just juuli algus ja Pärnu ja ikka Beach Grind ja mingid 2 tüdrukut, nad tulid vist 2 päeva jooksul mulle vastu, ma arvan 7 korda raudselt ja nad iga kord ütlesid kõigile mingi komplimendi, mingid, vaata, sul kukkus midagi, su naeratus ja mingi niimoodi, lihtsalt täiesti nagu out of nowhere ja see oli nii armas. Nii et see naeratus on küll õige mõtteviis. Kes on täna sinu suurimaks eeskujuks? Sa võid mitu keelda muidugi. Ma arvan, et kindlasti üks on minu vanaema,
kes on minu elus üks kõige olulisemaid inimesi, sest et see, kuidas isegi kui ta elu on väga-väga keeruline ja raske olnud, siis see, kuidas ta ikka suudab olla vahepeal, või no mitte vahepeal isegi, vaid kogu aeg selline armas ja rõõmus ja ta teeb maailma kõige paremaid kalakotlette ja ponšikuid. Ehk siis nagu kõik see, et kui tore inimene ta on ja samuti kindlasti mul isa ja ema, et vaadates seda, kui palju nad suudavad teha ja kui hästi nad kõigega toime tulevad ja kui tugevad nad on, isegi kui nii-öelda väga-väga palju asju visatakse neile tee peale ette, et ma tean, et ma pole kõige kergem tütar olnud, ma olen natukene, või päris palju neile meelehärmi pakkunud, aga lihtsalt see, kuidas nad kõigega nii hästi toime tulid ja nagu kui kannatlikud nad on, see on veel eriti. Me vennaga just üks päev arutasime, et nagu kus see meil kaduma läks, miks me nii kannatlikud ei ole. Et see kõik on väga-väga, jah. Tuleb vanusega. Jah, loodame. Ma arvan, et meie viimane küsimus on sulle kui kirjanikule täpselt naelapea pihta, aga küsiksime viimaseks, et mida soovitaksid noortel kuulata, lugeda, vaadata, et nad saavutaksid enda eesmärgid? Ma arvan, et kuulata, vaadata kõike, mis sinule endale meeldib ja teha seda täiega, et mitte minna nii-öelda kaasa niimoodi trendidega, et mis on praegu populaarne niimoodi, vaid jälgidagi seda, mis sinule endale meeldib, mis sinule pakub rõõmu, mis sind ennast huvitab, sest et su sõber võib kuulata midagi väga ägedat ja väga huvitavat, mis on tema jaoks huvitav, aga kui see sinu jaoks ei ole huvitav, siis see ei pruugi sind arendada, et kindlasti kuulata ka teisi vaatepunkte ja peabki kuulama teisi vaatepunkte, et saada nii-öelda aru, mis maailmas päriselt toimub ja näha teisi vaatepunkte, et olla empaatia võimeline, aga ikkagi jälgida kõige rohkem seda, mis on sinule oluline, et saada oma eesmärgid kätte. No ja muidugi Liisi Suitsbergi nimelist raamatut ka. Absoluutselt, ja see ootame järgmise osa ära ja siis vaatame. Jah, sest praegust enam kuskilt ei saa. Just. Aga aitäh, et sa tulid ja ma loodan, et sul oli meiega sama tore, nagu meil sinuga oli. Mul oli väga tore. Ja aitäh kuulajatele, et te meid kuulasite. Hoidke meie sotsiaalmeedial ikka silma peal, sest iga neljapäev saab uut podcasti kuulata. Ja kindlasti jälgige Liisit ja me jääme siis sinu uut raamatut vaatama. Mina ka. 2024 siis, jah? No teeme niimoodi, see 24 on mu õnne number, nii et äkki tuleb. 19 juuli me helistame sulle, et kus see raamat on. Aga aitäh sulle. Aitäh teile. Aitäh.